No nii, oleme siis päeva viimase stardi juures. Toimumas on meil siis Karo Mets Eesti meistrivõistlused olümpiakrossis ning võistlustulle lähevad mehed eliit, mehed U23 ja mees juuniorid. Et arvatavasti see ringide arv on siis 6 ringi eliidil ja mehed 23 sõitjatel ja 5 ringi siis mees juunioridel. Ja kiirelt uristame ette siis startlisti, et mees eliidil kohal Martin Loo, mitmekordne Eesti meister sellel distantsil. Sellel aastal esindab siis Redbike'i värve Gert Jõeäär CFC spordiklubist, Kirill Tarassov Kalevi jalgrattakoolist, Rando Martin Evendi CFC spordiklubist, Armin Pilv Hauka veloklubist, Gert Järva Smartposti klubist, Joosep Mesi Pelotonist. Lisaks siis stardivad nendega koos mees juuniorid, kes sõidavad ühe ringi vähem. Ja mees juunioridest peaks joonel olema Egert Johanson Kalevi jalgrattakoolist, Henri Grünberg Porter Racingust, Janek Robin Kukk Kalevi jalgrattakoolist, Romet Pajur CFC spordiklubist, Lauri Tamm Kalevi jalgrattakoolist, Johan Mattias Puuorg Porter Racingust, Martin Krusemarn Kalevi jalgrattakoolist ja Tauri Jürissaar Haanja rattaklubist. Ja start ongi antud. Tundub, et Gert Järva siis oli seal eesotsas. Ja nagu eelnevatel sõitudelgi, siis esimene ring sisaldab sellist 400 meetri pikkust stardiringi või stardiosa, mis on natuke laiem, et sõitjad saaksid siis oma positsioonid paika loksutada enne, kui nad keeravad kitsamatele rajaosadele. Ja nagu näha on, et siis stardist alates tegelikult pannakse gaas põhja, eks ole näha, et tavaliselt pannakse esimene ring siis full gaasiga ja vaadatakse, et kes kuhu platseerub ja kes kuidas sellest välja tuleb, et ja praegu siis sõitu juhib Romet Pajur number 30. Tema järgi siis Gert Järva, Martin Loo on seal 3. positsioonil, Gert Jõeäär hoiab 5. liikus 4. et tundub, et selline ravelimine käib seal positsioonide pärast. Et üsna varsti keeratakse raja kitsamale osale ja hakkab pihta. Et siin hommikul oli ka uudis, et starti võiks tulla Markus Pajur, kes oli just oma klubilt saanud loa osaleda sellel sõidul, aga siis juhtus Markusega selline halb õnnetus, et ta vigastas oma sõrme ja vist nii hullusti, et tegelikult ei saanudki sõitma tulla, et see ärevus, mis korra tekkis, on nüüd vaibunud ja üks tugev konkurent on ikkagist tulemata. Nii, ratturid nüüd tulevad, jah, seal on selline üsna järsk kurv, väike tõus, kiirem laskumine ja üsna varsti tegelikult peale seda väikest tiirutamist siin tuleb esimene tehniline element, milleks on siis selline tropp, kus sa tuled väikese kurviga, mitte just kõige suurema hooga ja kui sa plaanid sealt hüpata, siis sa maandud sellisel lamedal pinnal. Et seal on 2 varianti, kas sa hüppad sealt või sa sõidad siis üle otsa, kus on siuke järsk palkidest, ütleme nii, vastus tehtud, et sa saaksid sealt ikkagist ilma kukkumata alla sõita. Ja pildis me näeme siis selle raja ühte huvipakkuvamat elementi, sellist suurt troppi, millest naised peaks tunnistama ja ka varasemad sõitjad väga ilusasti on tegelikult üle saanud. Tõsi, on ka neid, kes on siit üle jooksnud, hüpanud otse sealt alla või siis kasutanud seda B-liini seal kõrval. Et kõik vastavalt sellele, kuidas tänase päeva võimed ja konditsioon lubavad. Et siin oli ka ärevaid momente eelmises sõidus, kus naisjuunioritest Elisabeth Ebras oma 2 viimast hüpet seal juba mitte nii kindlalt tegi, aga õnneks jäi alati püsti ja kõik läks lõppkokkuvõtteks hästi. Võitis veel naisjuunioride siis sõidu ka ära.
ja ootame ja vaatame, kes siis meil esimesena siia jõuab. Et see maandumine on seal selline küllaltki pehme, aga tegelikult ta laseb ikkagist peale maandumist ilusti rattal edasi veereda ja niivõrd ei tõmba seda hoogu kinni ja ei suru sind kuskile ära sealt raja pealt. Ja mõnusalt lai on see ka, et siin noormeeste sõidus, meesjuunid või M16 sõidus siis tegelikult oli vägev hetk, kui 2 poissi hüppasid korraga sealt hüppest ja tegelikult parandati seal hüppes siis kohtasid. Ja kuigi ilm on siin tegelikult üsna palav ja päikse käes ikkagist väga palav, siis on näha, et lindid liiguvad ja tuul puhub, et natukenegi jahutus sõitjatele. Nii, siin siis ratturid võtavad seda tõusu, mis eelneb sellele tunnelist läbi sõidule ja siis sellele hüppele või suurele tropile. Selline ussias see on see tõus. Nii, sealt nad tulevad. Martin Loo esimene ilusti hüppest üle. Gert Jõeäär tuli siis sealt B-liini pidi ja tegelikult on näha, kuidas ta põhimõtteliselt kukkus siis teiselt kohalt 4. Opa, siin läks natuke rohisemisse. Aga tegelikult ilusti Armin Pilv siin. Et peaaegu enamus hüppasid, et Gert tegelikult ütles ka, et ta küll tahaks seda hüpet hüpata, aga see on pea 2 korda suurem nendest hüpetest, mida ta seni teinud on ja siin selle võistluse käigus tegelikult riskima ei hakka. Ja see sama tõus, mis järgneb nüüd sellele hüppele ja mis eelneb Rockardenile, on selline hästi nagu järsk, et seda pidost ei saangi aru ja siin on nüüd siis järgmine tehniline koht, kus üle palkida sõita. No Martin tuli ikkagi üle, et see nõuab ka ikkagi sellist head füüsist, kehaga mängimist. Süvalihased teevad tööd, et ja Gert jäigi siin hätta natukene. Ja siin tagant on tulemas Johan Mattias Puuorg Porter Racingust, et ilusti sai kohe lähemale tänu sellele, et sõitis need kohad ära siin. Armin Pill tuleb siit ilusti üle. Et jah, siin on väga oluline veel õiged käigud sisse saada peale neid 3 hüpet, mis eelnevad sellele palgitõusule siin, et peab teadma ja see lõpp on siin jah, väike tõusu nurk ja keeramine, et opa. Brent Janno siin tegi ka väikse sõiduvea. Et nagu näha, ikkagist tekitab ikka peavalu see element. Hopsti. Nii, ja siin siis sõitetakse B-liini või siis tegelikult nüüd joostakse seda B-liini. Jah, et siin lõpus on veel hästi lahtine pinnas ja siin on tegelikult ääres veel üks palk, et tõesti väga keeruline koht isegi sõitmiseks. Võib-olla teeks siis väikse ülevaate, mis siis olid naiste sõiduajad, et meil praegu seni kiirem aeg on välja sõidetud vist Erki Kuke poolt, ringiaeg 13.46. Vaatame, kui lähedale naised sellele ajale said. Jaanik Lõivu kiirem aeg siis 14.32, et selline
natuke vähem kui 50 sekundit, et pole paha. Et seni siis kiiremate ringides ja arvestuses teist kohta hoiab Mattias Mõttus. Nii, ja nüüd on siis Martin Loo, tundub, et sõitu juhtimas. Tuleb siit jah, tõusust üles. Rajal on tegelikult, kui üldse rajast rääkida, siis rajal on jah, tehniliste elementidena 2 sellist troppi. Siin on üks suurem rock garden ja tegelikult siuke 2014 aastal ajaloo annaalidesse kirjutatud block garden, selline opsti ja nagu näha tegelikult, nagu varem räägitud, need viraažid on sellised lahtised ja need ei saa kiiresti sõita ja Martinil läkski esiratas alt ära ja oligi kohe pikali, et aga liidri kohta ei kaotanud ja tundub, et rattaga on kõik korras ja mehe endaga ka, et väike ehmatus. Aga jälitajad ei ole väga kaugel, et peale seda seljandiku peal sõitmist siis keerataksegi metsa vahele, kus on veel raja peal 2 palgi kohta, kus on vaja siis natuke tagaratast tõsta, et sealt üle saada. Ja siis tulebki selline plokkidest block garden. Ja see tõus, mida me siin näeme praegu pildis, et see on tegelikult üsna järsk ja ta on järjest lahtisemaks sõidetud eelnevate sõitude poolt, et vaatame, kuidas Martinil see välja tuleb. Esimene osa püsti, siin läheb lahtisemaks. Ja korra tuli esiratas ülesse veel korra, et tundub, et jõuga Martin paneb siit ülesse. Henri Grünberg siin teisel kohal. Romet Pajur 3. ja Joosep Mesi 4. kohal, et tegelikult noored poisid on siin praegu Martini järel ja Gert Jõer siis 5. kohal ilusti siit üles. No ma tean, et Gert siin natuke seadistas oma ratast ka tänaseks võistluseks ümber, et op, siin oli näha, et tehnika oli kuidagi väga vale selle tõusu võtmisel, et ühesõnaga jah, Gert lasi sadulat veits allapoole, et tehnilistes kohtades siin paremini sõita, endale ruumi teha ratta kehalt läbiviimiseks ja pani ette isegi siis suurema mustriga rehvi, et pidamist juurde saada. Et vaatame, et kuidas Gerdil täna välja tuleb. Aga siin ilusti Lauri Tamm, Armin Pilv, opsti ja tuli jalastumine, et huvitav, mis toimub. Nii, Kirill Tarassov ilusti üles. Rando Marter Evendi tuli seda tõusu nüüd väga kenasti. Gert Järva, et nii, Ken Post, tema järel Brent Janno. Ja hästi Lauri Jürissaar siin jalastus. Janek Robin Kukk ilusti ülesse. Ja on näha, et Martin on tiirutamas siis siin singlitel, mis eelnevad enne ringi lõppu. Et väike vahe on sees. Järgi tulevadki tal vist siin Henri Grünberg ja Lauri Romet Pajur. Ja siis Joosep Mesi ja Gert Jõer nende järgi, et Gert on neil jah üsna saba peal seal. Ja vaatame, mis siis meil need ringiajad tulevad. Kas rajameister Erki Kukke ringiaeg, parim ringe kukub selle võistluse sees või jääb kehtima, et vaatame.
nii, ja Martin tuleb oma esimeselt ringilt. Martinel suur favoriit täna tuleb esimeselt ringilt ja pääseb sõitma teist orienteeruvalt 4 kilomeetri pikkust ringi. Tõelise profiga. Nii, 13.52 ehk napilt ikkagist aeglasem kui Erki Kukke parima aeg 13.46. Ootame paremat sooritust järgmistel ringidel. Ja siin siis Henri Grünberg, Romet Pajur, Joosep Mesi ja Gert Jõer. Ilusti siin üksteise järgi. Nii, ja siin tuleb siis Juhan-Mattias Puuorg. ja 33 numbrid, 27 numbrid oli Gert Johanson, mullune Eesti meister, mängirata olümpiaklassis mees juunioride konkurentsis. Liikus praegu koos Martin Krusemaniga. Martin Krusemann, Eesti meister sellel aastal kriteeriumisõigus Elvas Rudolf Tamme mälestusvõistluste raames. Eesti meistrivõistluste medalid sellel aastal kriteeriumisõigus jagati. Nii, et üks hetk peaks siis korra siit kommenteerimisboksist läbi tulema ka Jaanika, kellega siis natuke arutame tänast sõitu ja vaatame, kuidas ta on siis valmistunud oma elu seni tähtsaimaks võistluseks ja mis on tema plaanid ja ootused seal. Aga siin siis tuleb riburada pidi sõitjaid. Kirill Tarassov, Rando Martin Evend on siit läbi läinud, Ken Post. Gert Järva. Brent Janno. Tauri Jürissaar. Brent Janno absoluutarvestes 15.–16. Tauri Jürisaar. Brent Janno, Tauri Jürisaar, Gert Järva, esinevad Gert Järva on MU23 rattur Brent Janno ja Tauri Jürisaar. Janek Robin Kukk Kalevi jalgrattakoolist läheb järgmisele ringile. Ja pikajookseline bändimees, kui nii võib öelda. Ajaloo naalidesse kirjutatud Blockgarden, selline opsti ja nagu näha Martini kukkumine. Nagu varem räägitud, need viraažid on sellised et jah, esiratas alt ära ja seal on selline lahtine ja liibe, et nagu tahaks sõita kiiremini, aga peab ennast tagasi hoidma, et võib lihtsasti tulla. Ja siin on siis selline hea õhuvaade sellele tõusule, mis eelneb tunnelist läbisõidule ja sellele teisele suurele tropile minemisele, et samamoodi need kurvid on siin natukene lahtised ja sealt siis ongi Martin tulemas. Ja näha on, et korralik vahe on juba järgmistega sees Martinil. Opsti ja siit tunnelist läbi ja siin on nüüd näha, et Martin tuleb kenasti hüppesse, väga hea, kindlalt tehtud. Ja iga järgmise ees, kes siit ronib üle hüppe või sõidab, jälle selline pluss 6-7 sekundit juurde saadud, et nii, siin on näha, et jälitajad on nüüd sellel tõusul. Ja Martin peaks siis peale seda, kui ta on läbinud Rockgardeni, tulema üks hetk nendele hüpete kaskaadile, mis eelneb siis palkidega tõusule. Et eelmisel ringil
siin Martinil tuli nibin-nabin see välja, et vaatame, kas teisel ringil on jalg soojem või hopsti, siin natuke maandumisel läks esiratas lappesse, aga ilusti kõik mehed jäid püsti ja jälle koht, kus Gert Jõeäär kaotab siis natukene aega ja peab selle rajal tagasi sõitma. Nii, Martin teisel katsel, tuleb raskelt ja jalastumine. Nüüd peab vaatama, et see rütm ilusti väga ära ei sega, et tagasi ratta selga ja rütm uuesti tagasi. Nii. Et enne siin arutasime sõitjatega ka, kes siin sõitsid võistlusaeg, et see hüppe maandumine oli karta, et ta läheb nagu pehmemaks ja tekivad suuremad sooned, aga tegelikult on jäänud üsna sõidetavaks ja see maandumine ei tõmba hoogu kinni, et on ilusti kenasti sõidetav ja õnneks siis terve võistluse lõpuni. Nii, aga need noored siin ilusti, jah, nüüd oli väike jalastumine ja Romet Pajur kasutas selle kohe ära. Siit tuleb Gert, jookseb vähemalt A-liini, et see on tõesti kiirem variant, kui sõita siis mõnda B-liini sinna alla ja hakata seal B-liini tagasipõõrdel jooksma, et selles mõttes tegi Gert parima, mis ta teha sai. Ja Gerti jälitab siis Johan-Mattias Puuorg. Et kõige rohkem selles sõidus ongi tegelikult mees juuniori peal, et siin 3 M-liidi sõitjat ja 4 mehed U23 sõitjat ja 10 mees juuniori, et noored ruulivad seekord selles sõidus. Tuletan meelde, et noored sõidavad siis ühe ringi vähem. Ilusti üle. Noortel poistel oskus ja tehnikat on. Vaatame, kas see tehnika peab vastu ka sõidu lõpuni, et iga ringiga läheb see järjest raskemaks ja eks ta üks selliseid ühtepidi ebameeldivamaid elemente sellel rajal on, et seal on nii vaja teha lihtsalt kehaga sellist tööd ratast endalt läbi lükata, esiratast tõsta, tagaratast tõsta ja kõik see õigel ajal, et sul kinni ei jääks sinna kuskile midagi. Nii, Armin Pilv, tuli raskelt, aga tuli, vaatame, kas saab ilma jalastamata. Sai. Tagant natsa parema stiilinäitega. Nii, kes sealt tuleb Kirill Tarassov. Jaa, sai käppa, et eile ta pusis õhtul sellega. Nii, Ken Post. Ja tema järgi Rando Martin Evendi, jah. Gert ka tuli siit ilusti. Nii, nüüd on Martin jõudnud sellele samale keerutavale laskumisele, kus tal siis eelmisel ringil vist esiratas alt ära läks, et vaatame. Jah, seal on näha, et see ülemine keeramine on seal väga auku pidurdatud juba. Jah, seekord läks õnneks. Martin ei püsti. Jah, hästi. Ja näha, et vahe samas kohas on nüüd oluliselt suurem, kui ta siis esimesel ringil selles kohas oli. Jälitajaid ei, jah, on nüüd näha, et Joosep Mesi ja Romet Pajur siis jätkavad duona ja Henri Grünberg on natukene maha jäänud ja seal taga tuleb veel Gert, et aga sõit on veel noor ja vaatame, kes kuidas kestab. Nii, Martin on tulemas, võiks siis väita ühele selle raja raskemale tõusule, et ta ei ole küll kõige järsem, aga ta on selline lahtine ja mõnes mõttes tahab meelitamist ja pidamise otsimist.
aga Martin sai siit ilusti ülesse ja nendest aukudest, mis Imre Ojaverse sisse kraapis, et nendest kenasti mööda. Nii, siin on siis Joosep Mesi. Ja tema järgi peaks olema siis Romet Pajur ja Henri Grünberg siis siin natuke tagapool. Et siin teisel ringil ei tekita see tõus veel kellegile probleeme. Nii, ja Gert nende järgi kohe. Kuidas Gert selle tõusuga hakkama saab, otsib seda pidamist, aga tuleb üles. Et ütlen veel kord, et see tõus on ikkagist järsem, oluliselt järsem, kui selle videopildi alusel siin nagu aru võiks saada. Ja Gerdi järel siis on Mattias Puuorg ka kenasti ülesse. Nii, siis Martin Loo jõudmas siia finišeelsetele männialustele singlitele. Siin on selline tiirutamine samblasel maastikul. Et paras nikerdamine, et seal suure hooga minna ei saa, palju tagasipõrdeid ja peale seda siis finiši sirge. Gert Järva. Nii, Martin Krusemann, jalg lahti, siit tuleb Kirill Tarassov, tema järel Armin Pilv. Vaatame, kuidas siin Kirillil mängib, esiratas mängib, otsib. Tagaratas veel veab ja vedas ära. Armin otsustas kohe jooksmise kasuks. Jah, Arminil võib-olla lemmiktegevus on pigem mäest alla sõita. Suurema hooga ja suuremate hüpetega ja natuke teistsuguse rattaga, aga on ta ka pidevalt käinud sõitmas XO sõite ja maratone, et nii ja Lauri Tamm sai ka siit üles. Martin on lõpetamas siis teist ringi. Vaatame, kas meil teine ring oli kiirem kui esimene või on siis Martin nüüd natuke ökonoomsemalt seda asja võtmas, kuna vahe on, tundub päris turvaline. Ja uskuge või mitte, aga Martin Loo teine ring on täpselt sama, mis esimene, 13.52 ja Erki Kukke parim ringaeg ikkagist veel püsib. Martini puhul muidugi uskumatu stabiilsus, et sekundi pealt või ma vaatasin nüüd valesti. Ei, ikkagist Martini ringiaeg on parem kui Erki Kukke ringiaeg 13.22, et see sai nüüd siis purustatud 24 sekundiga, et rajameistrilt võeti see au ära. Võid sisse hüpata, tule teiselt poolt. Jaa, pead sisse tulema, jaa. Vaata, et pärast rattaid segi ja. Kas panen kondi kinni, uks võib lahti jääda, siis liigub. Siin on sulle klapid.
vist jah, kiivriga ei saa. See juunioriks tõusnud ja absoluutarvestus teisel U23 vanusele liider teise ringi lõpuks Joosep Mesi Pärnu Kalevi spordikoolist oma ratturid. Jah, praegu on sul klapid nagu väljas. Teisel kohal Gert Jõeäär, Henrik Grünberg on meie juunioride arvestuses hetke seisuga teisel kohal. Nii, nüüd sa peaksid mind kuulma. Kuulen. Ja minu kõrval on siis naiste sõiduvõitja Jaanika Lõiv. Palju õnne sulle! Aitäh! Et nagu viimasel 3 aastal tundus, et tuli mänglevalt. Mis sa ise selle kohta ütled? Ütleme nii, et läks plaanipäraselt, et võtta alguses oma tempo ülesse. Mingit suurt vahe ma ei arvanud, et ma alguses suudan teha, sest et rada on tegelikult selles mõttes lihtne ju, et tõusu ei ole väga palju, aga füüsiliselt siiski raske, peab väga palju jõudu olema, et kõikidest nendest takistustest üle saada ja et nendest väikestest tõusupõntsakutest üles saada, et ma arvan, et ma lõpplahendusega jään rahule, et natukene alati tahaks rohkem ja viimane ring mul kippus vist veidikene vajuma, sest et kuumus tegi natukene oma töö, aga üldises plaanis ma võin rahule jääda. Kas sul olümpiasõitu arvestades oli ka mingisugune eesmärk või lähenemine, kuidas tänast sõitu sõita või oli selline vaba kava? No kõige olulisem, mis me leppisime kokku, et kukkuda ei tohi. Sest et sellest, ütleme nii, taastumine ikkagi võtab omajagu aega tavaliselt, et kui oled kukkunud, siis selline 3-4 päeva ja siis et see organism täiesti tagasi vormis oleks. Aga see oli ka nagu ainus selline konkreetne asi, mis me kokku leppisime ja taktikaliselt läksingi need kohad, mis on võimalik pingutada, need pingutan ja kui on tõesti niisugused lahtised killustikuga laskumised, et seal pigem lasen lõdvemalt. Aga arvestades Tokyot, siis ma arvan, et täppi läks sooja ilmaga sõitmine. Et Tokyos peaks olema veel kuumem ilm ja õhuniiskus väga kõrge, et ma sain teha selle stardi, mida ma olen nagu juba päris mitu kuud oodanud, et saaks väga sooja ilmaga sõita. Et selles mõttes oli väga õpetlik, et ma peaksin kindlasti esimesed ringid natukene rohkem vett tarbima ja võib-olla ka magneesiumi kohe algul võtma, et lõpuni välja pidada. Et ilmselt Tokyos tuleb natukene veel kauem sõita, et tänane sõit jäi natukene lühemaks, kui ütleme maailmas tavaliselt need sõidud on. Aga selles mõttes ma arvan, et enne Tokyot väga hea niisugune emotsionaalne laks siis siia, et hea tundega saan nüüd Eestist ära sõita. Et selles mõttes ju vägev, et said meistrisärgi, tegid ära selle kurikuulsa hüppe väga ilusasti, seda sa juba näitasid sotsiaalmeedias varem, kuidas seda teha tuleb. Lisaks siis see väärtuslik õppetund, et vaja natuke rohkem vedelikku tarbida võib-olla ja magneesiumi võtta, et väga äge, et kas Tokyost rääkides, kui palju sa Tokyo rada tead või kuidas sa selle siis luurand oled või selle kohta infot otsinud oled? No mul on ülimalt kurb meel, et ma 2 aastat tagasi ei uskunud, et ma selle Tokyo asja ära teen. Ja siis toimus testivent ja sai tegelikult koha peal täitsa seda rada sõitmas käia, aga ma otsustasin siis, et mis me nüüd ajas nagu ette kiirustame, et mul on veel punkte vaja koguda. Ja me ei läinud kohale, et ma tegelikkuses olen näinud ainult Stravas profiile ja kuidas siis Stravas mu konkurendid seda sellel Tokyo evendil sõitsid, et sellised andmed on mul ainsad, mis mul on. Minu treener on neid natukene analüüsinud ja vastavalt sellele ma siis nüüd viimased 2 kuud olen päris palju ikkagi mägiseid lõike sõitnud, sest et seal peaks olema väga rasked mäed ja samamoodi lahtise killustikuga nagu siin, et ei ole võimalik püsti neid sõita. Ja seal peaks olema ülimalt tehnilised laskumised, et jutu järgi konkurendid väidavad, et
läbi ajaloo vist üks kõige füüsiliselt kõige raskemaid olümpiaradasid peaks olema. Jah, ma uurisin, lootes sind täna siia intervjuule saada veits seda Tokyo rada ja üldse, mida selle kohta räägitakse, et kui XO sõit on olnud olümpiakavas aastast 96, siis tõesti see on nii-öelda the best track of all time senimaani, et ja tegelikult võib-olla sa oled luuranud, aga võib-olla ei ole, et Pinbike'i lehel on väga vägev vist äkki Hispaania koondislaste poolt läbi sõidetud ring, et Mantecon on selle läbi sõidetud just. Täpselt. Et ma seda video olen ka, YouTube'i videosid olen näinud. Jah, sealt on näha ka, kuidas nad ikkagi nagu suured mehed sealt tõusudest üles nagu punnivad. Et aga noh, ütleme tihtipeale neid järske mägesid ongi nagu pisematel natukene parem sõita, et võib-olla see minu kehakaal ikkagi tuleb mulle natukene kasuks, ma loodan. Aga üldiselt räägitakse vähemalt, et see ei ole climbers course ehk siis mitte mägironijatele, et kuna need tõusud on see nagu väga järsud, ehk siis peab olema palju jõudu. Et aga samas ütleme siin, et niikuinii on olümpiakross selline ala, kus sa pead olema väga mitmekülgne, nii et ega ühest asjast ei piisa, et sa oled nagu ülihea tõusul või ülihea laskumisel, et kõike peab jõudma. Või stardi-finiši sirgel. Just. Ja, ma näitan sulle ühte pilti, kas sa saad aru, kus see tehtud on ja millal? Jaa, ikka. See on, issand, kõik naeravad, et ma olin kunagi ju profitiimis Rõuge Racing Team. Et see on tehtud Rakveres minu esimesed Eesti meistrivõistlused. Ma arvan, et selle sõidu ajal ma kukkusin iga ring vähemalt ühe korra. Ma vaatasin, et siit sa siit kiviaiast alla ei tulnud, sa sõitsid sealt kõrvalt vähemalt. Ja seal oli palk, kus ma kukkusin 2 korda seal kõrval B-liinis. Et aga seal oli ka hüpe, mis on oluliselt madalam oli tol korral ja sealt ma kukkusin nägu ees alla treeningus, nii et ja siis ma veel seal umbes ütlesin ka, et mis sa seisad oma abikaasal, mis sa seisad siit hüppa alla ja siis kui ma ise sealt hüppasin nagu nägu ees alla, siis ta ütles, et noh, saad aru nüüd, miks ma ei hüpanud siit alla. Et sellest on ikka nüüd... See oli 2015 aasta. 6 aastat siis. Jah. Et vaata, kus jõudnud olen selle 6 aastaga, et vägev. Et esimene tiim, kus ma üldse olin nimekirjas ja kes läbi siis mu abikaasa sõprade seltskond, millega ma koos käisin võistlemas ja mille pärast mulle hakkaski meeldima, sest et fun oli koos käia tegelikult ja praegu ka Urmasega koos, oma abikaasaga koos, tegelikult on fun käia ühelt võistluselt teisele. Noh, kui see elustil ilusti sobib ja siis see on pandud enda kasuks tööle, siis why not, et eks ikka on raske ka, selles mõttes on ju iga nädal uues kohas, uues riigis võistlus ja mõnikord nädalavahetusel 2 võistlust, et peab ikka väga hästi planeerima. Õnneks see planeerimise osa mul abikaasale üle kõik antud, et mina selle pärast muretsema ei pea. Tema muretseb, mina lihtsalt naudin. Sõidad, treenid, taastud ja tööd. Just. No tööd ma pidin ka esimesed aastad tegema, aga nüüd ma teen tööd vähemini, et tegelikult ei pea nagu üldse tööd tegema. Ütleme siis nii-öelda, et jah, ikkagi elan põhimõtteliselt tippsportlase elu, et kuigi ma täna veel profisportlane pole või nii-öelda profitiimis, siis ma ei saaks öelda, et ma kuidagi moodi neile alla jääksin, et elu on mul suhteliselt sarnane nendega. Võib-olla see on mõnes mõttes paremgi olnud, et oled saanud enda ka järgi neid asju teha. Jaa, kindlasti, sest et tihtipeale, kui sul on suur tiim, siis tehakse koos asju ja mõnel ei sobi ja sul on mingi kindel varustus, mis ei sobi ja et mina oma pisikese kasvuga olen näinud, et igasugused amordid ja asjad, et kui antakse nii-öelda lihtsalt letist mulle, et siis see tegelikult ei sobi mulle, et aga kui sa oled ikkagi kuskil tiimis, siis sa pead leppima, et noh, nii on, ei sobi, sõidad, pead sõitma mis iganes kingaga, kiivriga või kinnastega, et mis võib-olla õõruvad või midagi muud teevad, et aga noh, nii on, et aga see on kindlasti jah eeliseks olnud, et see on ka põhjus, miks ma eelmine aasta ei tahtnud minna ühtegi profitiimi, kuigi mind kutsuti isegi või tehti ettepanekuid, et aga see olümpia-aasta ma tahtsin teha ikkagi täiesti enda asja ja koos oma abikaasaga, et oleks teada kõik asjad ja enda järgi. Kes tulevad sinuga kaasa Tokyosse seda võistlust siis toetama?
nagu just mitte kaasa elama, vaid siis võistlusaegne tugi, palju isikuid kaasa võtta saad? Tegelikult saan ka ainult ühe inimese, ehk siis oma abikaasa. Ja me oleme täiesti eraldi linnas. Me ei ole päris Tokyos seal, kus on olümpiaküla ja selles me ei ela. Me elame siukses väikses kohas nagu Iisu, mis jääb äkki Tokyost lõuna poole veel umbes 80 kilomeetrit, 100 kilomeetrit, kuidagi umbes nii palju. Ja me peame täitsa ise nagu hakkama saama nii, nagu me kogu aeg võistlustel saame. Üldiselt ei olegi raskusi, et kõik asjad meil saab omavahel tehtud. Ainus asi on mehaaniku abi, aga selleks ma võtan 3 ratast kaasa, et saaks siis nii-öelda, et kuna see aasta on eriline siuke olümpia-aasta, et muidu on ikkagi sponsorid kõik seal kohal, kes on nagu võivad seal siis nii-öelda olla, näiteks SRAM ja Shimano, siis see aasta on ka SRAMil näiteks keelatud sinna tulla, et ainus on olümpiasponsor on Shimano ja nemad on seal kohal, küll aitavad, et kui midagi vaja teha on, aga mina sõidan SRAMi juppidega, nii et sellepärast igaks juhuks nii-öelda on meil 3 ratast, siis on 3 korda võimalik kukkuda ratas katki, ütleme nii, et rohkem ei saaks ka kahekesi vedada, et veel käsipagasid ja asjad, aga ma arvan, et ülejäänud asjad me saame ise tehtud ja Kirsipuu on öelnud, et kui väga ikkagi vaja läheb, siis saame ka maanteemehaanikut kasutada ja füsioterapeuti, kes siis nagu tuleb teisest linnast siis meile appi, et kui oleks vaja. Et aga muidu me suuremas osas peame kahekesi hakkama saama. Et siin on visatud ka natuke nalja, et tegelikult läheb ju Tokyo olümpiale 2 maastikuratturit, aga üks sõidab lihtsalt valet distantsi, et ja ei tea, kuidas ta oleksid ikka võinud maastikule tulla, et aga ma arvan, et see on väga äge, et Peeter valiti sinna ja kuna tõusu on väga palju, siis talle võib see täitsa sobida see rada seal maanteel ka. Kas kindlasti sa võib-olla oma väga täpset eesmärki veel välja ei taha öelda, aga oled sa endale kuskile tõmmanud piiri või on sul mõni kindel konkurent, kellele sa tahaksid kangesti ära teha? Ma olen terve oma elu sõitnud niimoodi, et mul ei ole konkreetselt inimesi, et ma tahan kedagi võita, et kui ma ütlen ainult, et Eestis sõites, siis ma tahan kõiki võita. Ja tegelikult ka välismaal ma tahan kõiki võita. Aga eks mul ikkagi on oma peas, eelmine aasta mul oli selline väga sinine unistus sõita 5 hulka, aga kuna tuli päris palju U23 noori tuli eliiti üle oma 5-6 tükki ja kõik nad said ka Tokyo olümpiale, siis noored on täna nagu uus generatsioon on nii-öelda peale tulnud, kes on ikkagi sõidavad väga-väga kõvasti. Et ma arvan, et siukene unistus, mis tundub ebarealistlik, aga mis on unistus, on siuke top 10 sõita ja kui ma sõidan 10-15, siis see on, ma arvan, selline minu piir, et kus ma sõidangi. Täna on näidanud MK-etapid, et ma olengi siin 10-15 koha sõitja ja et see võiks olla siukene realistlik eesmärk, aga top 10 siis võiks olla siukene unistus, et kui kõik sujub ja mul on õnne ka natukene vaja ikkagi, et rada sobiks mulle. Et aga jah. Ei, selles mõttes väga hea, et eestlane loodab ju enne kõike seda, et ringiga ei saaks, mis meil senimaani on kummitanud kõiki neid suuri võistlusi, aga sinu eesmärgid annavad kindluse, et see soov saab täidetud vast. No, kui ma selle peale läheksin sisse, siis ma oleksin kindlasti alla enda sellist normi, ma arvan, teeksin, et aga kõike, selles mõttes on see ju tehnikasport ja see kuumusega harjumine, mis seal on ja kõike võib juhtuda, aga muidugi siin midagi kindlat ei ole, aga ma ikkagi suures pildis tahaks ikkagi oma tulemuse ja ma olen selline stabiilne üldiselt, olen näidanud, et minu ees ja taga maailmakarika etappidel konkurendid muutuvad, aga mina püsin seal samas kohas üldiselt, et see näitab, et eks ma sellise keskmise sõidu vast ikka võiksin kõvasti teha, et aga kui nüüd natukene õnne oleks, et mul ei ole see aasta maailmakarika etappidel kordagi väga head jalga olnud, et ma olen kogu aeg tundnud, et nagu natuke sellist väsimust, et nüüd me viimased nädalad siin, nüüd on nädal jäänud, et võtamegi sellist pigem, üritame puhata rohkem, et puhkuse pealt pidi areng toimuma, nii et loodame siis, et Tokyos on parem jalg. Üks sõit, kus sa siis oli
või mitte eliminaatoris, vaid short trackis said ju 8. koha, et kas siis polnud ka jalga või? Jaa, see päev oli mul väga-väga raske muideks. et mul oligi kõige raskem võistlus vist see aasta on olnudki need Leokangi võistlused, kus oli vihma sadas ja need rajad on väga rasked aga jah, jälle võib öelda, et ka kehva jalaga ma sõidan suhteliselt hästi. Aga jah, ütleme, et see 8. koht olümpial oleks ka väga super, ma arvan. Keda pakud olümpiavõitjaks naiste sõidus? Luana Lecomte. On ta inimene, oled seda käega katsunud või? Jaa, ta on selles mõttes huvitav näide, et U23-st ta ei olnud siin kindel võitja kogu aeg. Aga nii kui ta eliiti üle tuli, siis ta on oluliselt kehaliselt jõulisemaks muutunud, ta on lihast juurde tulnud, aga samas isegi ta on siuke kompaktne ja nagu tõesti ta on täna teistest peaaegu üle. Ainus asi on see, et tehnikaspordis võib mida iganes juhtuda ja kas ta vaimselt sellele vastu peab, aga ma arvan, füüsiliselt on ta teistest üle. Kas ta muidu on veel tegelikult U23 sõit ja oma vanuse poolest? Jah, peaks vist viimast aastat tegelikult olema küll, jah. Ehk ta nagu või tegelikult isegi on võib-olla 2 aastat. Et maailmameistrivõistlustel ta tegelikult peab sõitma U23-s, Ei, sa saad, maailmas on niimoodi, et MM-i sa pead sõitma oma vanuseklassis, nagu sa oled, ehk siis tema peab U23 sõitma. Aga MK-del lubatakse 5 parimal U23 sõitjal valida, kas nad tahavad sõita U23 või nad tahavad sõita eliiti. Ehk siis Luana on valinud näiteks eliidi sõitmise maailmakarikaetappidel. Samas näiteks Taanist tuleb Taanit esindama ka U23 sõitja Karoliine Pöhhe, kes sõidab endiselt veel U23, aga olümpial tuleb esindama meid, või tuleb neid esindama sinna ja maailmakarikaetappidel sõidab ka U23-s veel. Aga nüüd keeruline küsimus, et 2.-3. koht? Oi, see on tõesti keeruline. See on keeruline, sest et ma arvan, et täna on see naiste tase nii ühtlane seal. Pärast Luanat tuleb kõik sõidavad väga sarnasesse auku ja umbes 10 naist on sellist, kes on võimelised sõitma medali peale. Aga kui ma peaksin pakkuma, siis ma pakun 2. kohta Jenny Risvets ja 3. kohta Prevoole. Mul sama arvamus. Nii et mulle tundub, et täna on need 3 inimest väga heas vormis ja kui keegi üldse Luanale konkurentsi pakub, siis Jenny Risvets. Jah, viimane sõit kuidagi see vahe lõpus hakkas sulama seal ja Jenny on näidanud, et ta on nagu teise poole sõitja kuidagi selline. Ta peab alati kukkuma, ta on kukkunud ja siis ta on head tulemused teinud, midagi loksab paika ja siis ta läheb ja paneb. Aga tal on see kogemus ka, olümpiavõitja kogemus, nii et mis maksab väga palju, et minul kindlasti saab selles mõttes põnev kogemus olema see, et lisaks sellele, et on olümpia teistsugune üritus, on see ka koroona mõttes hoopis teistsugune aeg täna ja hoopis teistsugune võistlus, et öeldaksegi naljaga pooleks siin, et äkki nagu teha Pariis ka, et siis sa saad päriselt teada, kuidas see olümpia käib. et kõik need koroonameetmed ja kõik need testid, mis me siin teeme ja peame kõiki neid regulatsioone jälgima, et see on omaette teema, et arvatavasti näiteks ei saa väljas treenida, siis kui ma sinna jõuan. Vähemalt mingi aeg peab karantiinis olema, et iga päev tehakse testi seal olenemata, kas sa oled vaktsineeritud või mitte. Et kui sa kõik selle üle elad ja lõpuks stardijoonel oled, siis need 38 või 34 naist, issand, ma enam ei mäleta. Suurusjärk on selline tõesti. Et siis sa oled juba nagu päris raske kadalipu läbinud ja võitnud, et sa sinna starti jõudsid. Et küsimus ongi, kas sa sellist olümpiat tahtsidki? Seda ma olen küll ise mõelnud, et kõik see asi on ikka päris keeruliseks tehtud ja kuna uus olümpia on juba ainult 3 aasta pärast. Ja see toimub Pariisis, üks minu lemmik linnasid Euroopas, nii et siis võib-olla peaks selle tegema, et siis äkki on hoopis teistmoodi see kõik. Et vanus nagu ju võimaldaks veel, et see on täpselt seal... Ja ütleme piiri peal niimoodi, et tegelikkuses ju Gunn-Riita sõitis lausa 42 aastani, ja ta sai vist 40 ka MK-etapi võidu. Jah, et selles mõttes ma arvan, et vanuselt ei ole küll, et kui endal sellist, kõige olulisem ongi, et
ma ei taha teha poole vinnaga, et ma tahan, et mul oleks sära silmis, et ma oleks igapäevaselt motiveeritud ja ma olen valmis iga päev 100% andma. Kui ma seda tunnet, siis ma teen edasi. Kui ma ei tunne seda tunnet, siis ma lõpetan päeva pealt ära. Okei. Mul on sulle 2 küsimust veel, siis ma lasen sul minna. Sa võid muidugi jääda ka meeste sõitu kommenteerima, et ma olen siia üksi jäetud. aga meestest on seis palju põnevam. Meestest on seis väga-väga põnev. Ma arvan, et siin, kes on favoriidid, on Flukiger, Pitcock ja Van der Poel. Ma arvan, 3 tükki, aga kelle vahel millised medalid jagunevad, see on keeruline öelda. Et kahjuks ma pean ütlema, et minu lemmiksõitja Niino ei sekku medalimängu, ma arvan, millegi pärast. Mul on ka sisimas tunne, et ta koht on nagu 4. Jah, umbes sinna kanti 4-5, ma arvan, et on jah. Et oleneb veel seal niisugused Prantsuse need mägironja tüüpi mehed sõidavad ka, Sarru, kes kannab maailmameistrisärki ja mõni on seal veel, et ma arvan, et nendega on ka selline, et nad võivad seal medalimängu ka kuidagi sekkuda või sinna 4.-5. koha peale sõita, et aga ma millegipärast arvan, et need 3 sõitjat on üle. Oleneb siis nüüd, et kuidas Tom on oma ranglu vigastusest taastunud ja kuidas Van der Poel pärast seda tuuri taastub, et aga nemad on näidanud ka jälle seda klassi, et nad on lihtsalt peajagu üle ja Flukiger on täna väga-väga tugev ja ta on tõesti võtab tõsiselt seda asja, et kui meile öeldi, et olümpiale ei saa enne siis 17 vist oli esimene päev, kui me oleks tohtinud Jaapanisse üldse sõita. Me sõidame nüüd 19, on ju, siis Flukiger on juba seal olnud nädal aega, et selle kõigega harjuda, aga ta elab vist mingis teises linnas ja teeb nagu omamoodi neid asju, aga ta tõesti võtab see aasta seda väga-väga tõsiselt, nii et ma arvan, et ta suudab neile konkurentsi pakkuda, aga eks näis, kuidas need medalid jagunevad. Ja viimane küsimus, et kuhu koer jääb sellel ajal? Issand, see on hetkel praegu juba on koer tegelikult Tallinnas, nii kui me Eesti jõudsime, siis ühesõnaga, meil on ettevõte, kus töötab 3 inimest ja 1 programmeerija käes on ta ja tema ja ta aina hoiavad teda senikaua, aga tegelikult ma pean päris pikalt ilma koerata olema, et kui me tagasi tuleme, siis ma korraks teda näen, aga siis ta jääb 2 kuuks minu vanemate juurde, et siis hakkab see maailmakarika etapi trall pihta, kus võistlused toimuvad ka USA-s ja Serbiasse igale poole, et kuna ta on nüüd juba 10-aastane, siis mul on natukene kahju tast, et ta peab autos nii palju aega veetma, aga auto on ta üks lemmikkoht muidugi. Nii et aga natukene võib-olla talle rõõmu, et saab vahepeal muru peal ka joosta ja aga mul on väga raske kindlasti jah, selles mõttes, et ma olen nii harjunud, et peale trenni keegi tuleb ja liputab saba ja on nii rõõmus, et ma koju jõudsin. Isegi kui on väga raske trenn, siis ta on nii õnnelik kogu aeg, et hea on koju tulla. Kas sellel ei ole mõelda, et äkki võiks kuidagi niimoodi dokumenteerida kogu seda Tokyos käimist, et mitte avalikustada seda nii-öelda läbi sotsiaalmeedia selle protsessi ajal, vaid et pärast mingisugune vahva asi kokku panna ja näidata, et see on niisugune kõigest ainulaadne võimalus? No ütleme nii, et meil on abikaasaga nii palju mõtteid olnud, et see, ma arvan, et see Tokyosse jõudmine või selle unistuse püüdmine, see teekond ongi olnud see nagu nii ühtepidi naljakas ja nii raske ja kõik need emotsioonid, mis sa siin oled läbi elanud, et kogu seda võiks nii-öelda siis edastada kuidagi inimestele või et aga isa muidugi andis mõtte, et jah, et kirjuta kõik üles, et siis tulevikus raamatut kirjutada võib-olla. Aga Tokyosse mineku osas me mõtlesime, et võiks mingeid videosid teha, aga kuna me oleme 2, siis see on üpris keeruline seal vahepeal jõuda, et Urmas peab rattaid parandama ja pesema ja möllab sellega, aga eks näis, vaata, võib-olla on nii hästi korraldatud, et nüüd me ei pea näiteks süüa tegema, et seal ju on kõik söögid ja asjad on korraldaja poolt, et võib-olla on kõik nii hästi tehtud, et me suudame, aga üks asi, mis kindel kirjutada ma kavatsen, et meile lausa
olümpiasportlastele on soovitatud, et üks mingi programm on ka, et kus me saamegi oma igapäevaseid mõtteid, tundeid üles kirjutada ja niisugust vabas formaadis oma igapäevakirjeldust siis esitada. Okay. Et ma kindlasti kavatsen seda üles kirjutada, et kas ma videoni jõuan ja et ma pärast midagi kokku panen, seda ma ei tea ja kindlasti ma edastan sotsiaalmeedias, et kuidas mul igapäevaselt läheb. Ja selles mõttes kindlasti naudi seda seal olemist, et kui käed oled kogu aeg igast asju täis võtad, siis ju tegelikult sa ei naudi ja see asi läheb liiga kiiresti. Seda pead nagu nautima. Ja. No loodame, sest et praegu räägitakse muidugi, et väga hotellist vist välja ei lasta, et äkki seal ikka natukene lubatakse mingeid muid asju ka teha, et ei pea päris seal istuma, et siis saab nautida ka, aga ma arvan, et see juba siit Eestist ära lennata Tokyo poole, kus ma ei ole varasemalt käinud, et siis see on juba niisugune omaette uhke värk. Korra vaatame, mis seis siin meeste sõidus ka on. Jutustame nii palju. Jaa, et palju Martin jutustada. Loo tuleb seal. Jaa, tundub, et 4. ring saab läbi. Siit läks vist väike keel või ampull. Vaatame, Martin on siin kiirem ringaeg, mis ta teisel ringil sõitis, on jätkuvalt kehtiv 13.22. Ma pole arvestust teinud, kuhu sinu ringaeg platseerub, selle sportliku vaatamise teed pärast ise ära. Minu ringiajad olid, esimene oli 15.00 umbes ja siis olid 14.30 umbes ja viimane ring langes vist 14.40 peale umbes või midagi. Ma vaatan, et sellisel juhul meeste eliidist oleks sul 400 olnud. Et esimene ring on natukene pikem, sest et on koos selle startluubiga, et siis tuleb natukene pikem aeg, aga meestel on jõudu kindlasti sellel rajal sõita rohkem, et kas või neid palkide osasid või siukseid lühikesi väga järskusid mägesid kindlasti Martinil on kõvasti jõudu, et seal panna. Toore jõueelis. Just. Martini 4. ringaeg oli 13.24 ehk 2 sekundit aeglasem, kui ta seni kiirem ringaeg. Et Martin, kui sa kuuled meid, siis sul on veel natuke võimalik lihvida seda aega. Aga Martinil vist praegu ka ei ole konkurentsi, et tundub, et sõidab täitsa üksinda. Nii on jah, et tegelikult Gert on nagu eliidi poole pealt, aga tegelikult siin vist on üldarvestus. MU-d on ju ka, mis siin, nüüd peame vaatama, kes siin järgmisena tuleb. See on meil number 4 ja see peaks olema Joosep Mesi, kes ongi MU sõitja. Kuulsin, et Markus Paur pidi stardis olema, aga vist ei jõudnud lõpuks starti. Markusel juhtus väike õnnetus jah, et ta vist kuuldavasti, räägin kõlakaid siin otse eetris, et ta vist oma maastikurattal näppis seda spetsialasi aju seal taga vist ja näpp jäi ketta vahel, et täitsa katki pidi olema. Siis saab natukene puhata ja näppu parandada. Jah, eks Markus sotsiaalmeedias annab teada meile, mis on, aga Romet Pajur on siis hetkel 3. kohal. Ja tema on ka MU sõitja, et meil on siin MU sõitjaid oli vist 3 tükki enne Gert Jõeäärt. Vaatame. Ma nende nooremate Eesti sõitjatega ei olegi nii hästi kursis, aga vist Joosep ongi selline, ütleme, Eesti esinumber, ma saan aru praegu. Jah, ja Joosepil ka muidugi, ei näe, Gert tuleb sealt. Gert on 4. kohal. Et Joosep vist on Pärnu poiss, kui ma õigesti on, et siin hea rada käia harjutamas, et nii palju kui võimalik kasutab seda ära, nii nagu Erki Kukk seda täna tegi. Väga osavalt sõitis, ma vaatasin ka seda ülekannet kodus samal ajal, et väga kergelt ületas kõike. Nii et selline nagu lihasmälu on, see kojureilis on nii hea, kui sa tead täpselt, kus mida tegema peab, mis käigud, kuidas, et aga ütleme, et tänased elemendid veel, et kas oli üldse midagi sellist, palgid olid keerulised, ma sain aru, see oli paljudel naisterahvastel keeruline? No neid palkide asju ma mitmeid kordi proovisin, treeningu jooksul ma ikka sõitsin ära ka neid, aga ma arvan, et naisterahvastele on see ühel põhjusel keeruline. Et meie kehakaalust FS moodustab lihtsalt nii suure protsendi, et kui me tahame sellega sõita, siis me peame lihtsalt nii palju jõudu rohkem panema seal palgi peal, et seda üle sealt tõsta. Ainus asi on see, et saaks hardtailiga ilmselt sõita palju paremini, sest et
kui sa jätaksid amordi nagu täiesti kinni, siis kaheamordilisel siis sa ei saa ülesse, sest et esiamort ei tööta, on ju. Aga sul peaks justkui tagumine pool kinni olema, et võimalikult jäik, et sisse ei vajuks. Ehk siis mul nagu korduvalt lihtsalt sõitsin esihammakaga sinna sisse niimoodi, et ei saanud, sest et ratas vajus lihtsalt läbi. Ja kui ma panin kõik täiesti lukku, siis sain väga ilusasti ülesse, aga nagu igaks juhuks, ütleme siis nii, et ma seda ketti ei lõhuks ära. Et see oleks kõige lollim koht olnud, sest et joogipunkti oli nii pikk maa ka. Et siis mina otsustasin seda täna joosta. Aga trennis ma ikkagi paaril korral selle korralikult ära sõitsin. Et ütleme nii, et kes sellest üles saab naistest, on väga-väga osav, ma arvan. Naistel kindlasti üks miinus on ka see väiksem kehahitus ja väiksemad rattad ju ise, et... No tegelikult vist nagu see keskjooksu kõrgus peaks olema igal rattal sama. Rataste vahe on teine. Aga rataste vahe on teine, jah, just. Et selles mõttes me jääme kinni sinna nagu paremini, kui sa ei oska väga kergelt tõsta niimoodi. Aga jah, ma arvan, et seda konkreetset kohta oleks hardtailiga oluliselt parem olnud läbida. Et ja siin ega ka meestesõidus on seda... Urmas vaatab, millal ta su tagasi saab. Et ta võtaks kõige rattasid. Ta ootab, et ma läheksin sööma, sest et mis on kõige olulisem taastumise juures, siis tuleb peale trenni või võistlust proteiinijook võtta, aga ma ei ole seda siiani teinud. Aga mine tee seda siis. Mina lasen sul minna. Ma lähen, et jäävad viimased ringid siis sul kommenteerida. Kas on hakkama saada? Jaa, tore oli, et sa tulid. Et mulle nii meeldib see, et Rakveres sai asi alguse ja nüüd ma sain sinuga rääkida veel enne, kui sa ära oled. Ja hea, et need pisikesed hüpped, mis on näo kinni püüdsid seal Rakveres, ei ole seda tahet ära võtnud, et pigem andsid hoogu juurde. See on tõesti meeldejääv rada mul ja sellest tõesti see pisik alguse sai, et kui ma selle läbi sõitsin, olenemata kukkumisest ma ütlesin Urmasele, et see on nii äge nagu, et see ei ole nii nagu, kui ma käisingi neid maratone samal ajal sõitmas, ma mõtlesin, et maratonid on nii igavad, et aga kui ma tulen siia, siis iga natukese aja tagant toimub midagi. Ja see oli tõesti vist esimene rada, kus nagu panustati ka väga korralikult sellesse ehitamisse, et ei olnud lihtsalt niimoodi, et sõidad läbi kuskil Nõmmel lihtsalt metsa all, et seal olid hüpped ja rockgardenid ja värgid kõik olemas. See saigi tegelikult alguse siin Pärnus aastal 2014, kui Sulev ja Erki siin sepitsesid sellise raja. Siin oli siuke väike palk, kust üle sõita ja oligi see laskumine oli, kus palgid praegu tõusud on, sealt tuli nagu palkidest alla ja oli see plokkgarden oli olemas, seal ju esimene nii-öelda tõsine element, kus kõik mõtlesid, kuidas sealt rattaga üle saab. No sellel võistlusel ma veel ei käinud jah, et siis ma ei sõitnud ratast. Aga jah, mul on tõesti väga meeldejääv see Rakvere rada, nii et... Väga tore teada. Aga mine söö ja taastu ja varsti saad uue särgi endale, kirkaid medaleid. Suur aitäh kutsumast ja kohtume siis võib-olla peale Tokyot, kui ma Eesti tulen jälle. No loodame, see oli Jaanika Lõiv, daamid ja härrad. Olgu. Nii, lähme edasi siis meeste ja MU ja meesjuunioride sõidu kommenteerimisega, et oli väga tore intervjuu Jaanikaga. Nii. Juhin tähelepanu sellele, et jätkuvalt tuul puhub ja loodetavasti siis ratturitel on kusagil ka võimalik ennast jahutada siin tuule käes. Et täna hommikul siin tiimi esindajate ja kohtunike kokkusaamisel siis räägiti üle reeglid, et mida tohib tehnilise alas teha ja mida ei tohi ja selgelt pandi paika, et sõitjad kasta, kõrvaline isik ei tohi, ei tehnilises alas ega tehnilisest alast väljaspool. Seega seal joogi või vee saamine ja enda kastmine ongi ainuke võimalus tegelikult ennast jahutada. Ja nii, pilt jälle Martin Lool, kes väga suveräänselt seda sõitu juhib. Martin tegelikult ütleski, et tal oli väga-väga pikk paus. Vist siin isegi peaaegu aprillini, et puhkas oma mitmeaastasest tippsportlase karjäärist.
ja siis tegi kevadel väikse laagri ja sellel hooajal on siis keskendunud Bosch maastikurattasarjale, teeb kaasa kolmapäevakuid ja siin täna muidugi kindlasti tahab seda meistritiitlit saada ja uuesti selle sinimustvalge särgi enda selga tõmmata. Samal ajal siit üle finišijoone järgmise ringile läheb Lauri Tamm, kellele jaoks on see viimane ring, sest meesjuuniorid sõidavad ühe ringi vähem. Tauri Jürissaar läheb siin samal ajal oma viimasele ringile ja nii Martin jälle sellel tõusul, kus saab vaadata, kes kasutab jõudu, kes oskab kerida, kellel läheb ratas käest ära, kes jalastub. See on päris lahtiseks läinud, aga Martini jaoks probleeme ei tekita. Ja kus on siis Martini lähim jälitaja? Joosep Mesi, meesjuunioride arvestuse sõitja. Tegelikult Joosep teeb ikkagist väga head sõitu. Ma arvan, et on vähe inimesi, kes oleks pakkunud Joosepile üldsõidu teist kohta. Aga praegu Joosep seda väga kindlalt hoiab. Kenasti need libedad keeramised siit läbitud. Nii, ja seal siis üldsõidu 3. kohal Romet Pajur. Samuti MU kategooria sõitja ja noor tulevikumees loodetavasti. Et siin on näha, et vahed on nagu paika loksunud ja sõitjad siis sõidavad sellises endale sobivas tempos või tsoonis, et tundub, et Romet praegu Joosepit ei püüa. Poistel on käsil ka viimane ring ja siit üle poole ringist on juba ju sõidetud ka. Nii, kuidas Joosepil see tõus õnnestub, ei ole probleemi. Joosep Pärnu poiss kindlasti on käinud rada harjutamas ja tunneb seda üsna hästi, et võib-olla ka sellest selline väikene üllatuslik teisel kohal olemine. Nii, Romet tuli sealt jooksuga, ju siis seal plokkide peal midagi ei õnnestunud. Aga tundub, et tõus vist ikka tuleb üles ilusti. Et siin on näha, et nende ratturitel, kes seda tõusu väga hästi üles sõidavad, siis mõlemad rattad on terve tõusu ajal nagu maapinnaga kontaktis, et siin praegu Rometil korra selline esiratas tõusis korra üles, et see näitab, et natuke võib-olla keha asend on kusagil liiga kõrge ja samal ajal vajutatakse nagu jõuga pedaalidele ja see tõstabki see esiotsa natuke üles, et aga lõppude lõpuks tähtis on tõusust üles saada. Seal siis Henri Grünberg läks ja Gert Jõer tuleb. Nii, ja Martin on lõpetamas siis eelviimast ringi ja peaks kohe minema viimasele ringile. Martin lõpetab 5. 4 kilomeetri pikkuse ringi ja saab kelleline saata teada, et viimane sama pikk ringi selle ootamas on ja ees ootamas on eeldatavalt 11. Eesti meistrivõistluste kuldmedal.
et vaatan siin Martini 3 viimast ringiaega, kohe selle lõppenud ringiaeg tuleb, aga 13.22, 13.25, 13.24, et sisuliselt on sõitnud siis 3 ringi 3 sekundise erinevusega, et no on, et Martinil on rütm käes, endale sobilik tempo leitud ja see tempo on siis tegelikult teistele täna natuke liiast isegi, et lihtsalt ja nüüd viimase ringi aeg oli 13.29, et 7 sekundi sees siis 4 ringi aega ikkagist väga-väga stabiilne minek. Ja usun, et see viimane ring on ikkagi Martini jaoks nauditav, teades, et konkurentidega on turvaline vahe sees, saab veel korra publikule näidata, kuidas neid elemente siin sõidetakse. Otseselt millegiga riskima ei pea, et nii, ja siin on tegelikult siis Joosep Mesi minemas enda viimasele, minemas viimasele ringile. Ja viimasele ringile läheb ka M-juniori sõita Brent Janno, kes tegelikult sai Joosepilt praegu just ringiga sisse. Aga kuna juunidel ongi üks ring vähem, siis lastakse ka tal viimane ring lõpuni sõita. Tegelikult Joosep ja Martini vahe ei olegi nii üle mõistuse suur, kuigi samas nagu turvaline ja need Martini ringiajad on näidanud, et Martin sõidab suhteliselt kindlas rütmis. Vaatame, mis meil Joosepi ringiajad teevad. Samal ajal Romet Pajur võitis meesjuunioride sõidu CFC rattaklubist. Palju õnne. Siin vanemad ongi kohe Rometit õnnitlemas ja pilti tegemas. Aga tulles tagasi Joosep Mesi ringiaegade juurde, siis need on nagu hüplikumad, et siin viimane ringiaeg nüüd oli ikkagist pea pool minutit aeglasem kui eelmine. Ja siin on siis nüüd üldsõidu 3. mees, Gert Jõer, kes läheb oma viimasele ringile. Et ma tean, et Gert Sisimas lootis siin võidu sõita 2. koha peale, aga tundub, et Joosep Mesi on täna ikkagist olnud natukene parem ja Gerdile jääb siit näppude vahele, kui kõik õnnestub 3. koht. Nii. Ja siin samal ajal ongi Henri Grünberg lõpetanud meesjuunioride sõidu 2. kohal Porter Racingust. Palju õnne ka talle. Nii Romet kui Henri väga kiired sõidumehed osavad ka. Väike kastmine seal. Tehnilisi alasi siis rajal 2. Jopsti. Jah, tagumine sõite tuli siit ikka oluliselt kiiremini praegu. Ja Martin sai ka need palgid ilusti üles
viimast korda vaja teha ja Armin Pilv. No ikka juhtub, Armin. Eks sõidetud on ka palju, jalad on väsinud juba. Samal ajal finišeeris meesjuunioride pronksmedali võitja Johann-Mattias Puuorg, samuti Porter Racingu rattaklubist. Et nüüd see pilt on siin kohe palju hõredam, kui meesjuuniorid on siit vahelt ära keeranud finišisse. Nagu öeldud, pea pooled sõitjad olid siis meesjuuniorid ja ülejäänud poole moodustasid siis M-Elite ja MU23 sõitjad. Ja mis võib-olla siis kogu selle päeva jooksul on väga positiivne, on see, et võib öelda, et väga tõsiseid kukkumisi, õnnetusi siin ülemäära palju pole juhtunud, et meil siin esimeses stardis N16 sõitja üks õnnetult kukkus siiski sellel Rock Gardenil, aga pärast jalutas siin ringi, nagu Naervel ütles, et ta on elus ja kõik on korras. Ja väga palju rohkem vist selliseid õnnetusi polegi siin juhtunud. Pisemad kriimud siin-seal, seda ikka ette tuleb. Ja nüüd siis finišeeris Egert Johanson 4. meesjuunioride arvestuses Kalevi jalgrattakoolist. Kui me vaatame siin meeste põhisõitu, siis tegelikult Gert Jõe järel on seal suur, väga suur tühimik. Et siin nii, kes meil seal tuleb? See on meil siis Joosep Mesi, ilusti palgid läbitud. Ja nüüd läheb siis Kirill viimasele ringile. Nii, Martin Loo viimast korda siis läheneb sellele laskumisele, kus tal esimesel ringil õnnestus saada väike maakontakt. Ilusti jah, seal kurvis on ikka näha, et väga lohku ja auk on pidurdatud see seal. Ja kontrollitult. Et nagu varem öeldud, siis Martin sellest aastast võib öelda on harrastaja, esindab Redbike'i värve. Aga nagu näha, on vormis vaatamata sellele, et oli pikk puhkus ja võib-olla siin veidi hiljem alustas treeningutega ja selline ettevalmistus tal kindlasti sellel aastal ei ole, nagu ta siis varasematel aastatel on teinud. Vahepeal on Rando Martin Evendi läinud viimasele ringile. CFC spordiklubi esindaja, nii Martini jaoks ka seda lahtist tõusu viimast korda vaja sõita. Tublisti üleval. Jah, tegelikult peale seda sama tõusu peakski olema teine tehniline ala ja seal saab veel ennast kasta või võtta juua. Ja Armin Pilv tuleb seal. On näha, et on raske ja rajale on jäetud kõik
numberrattal on ka natuke viltu vajunud, aga lõpp ei ole kaugel. Samal ajal lõpetab järgmine mees juunior Ken Post pelotoni klubist. Ja viimasele ringil on läinud siis MU23 võistlusklassi võistleja Gert Järva. Siin on näha siis, kuidas Martin jõuab siia finišisirgeelsetele singlitele. Viimane tiirutamine. Kõik rasked ja tehnilised ohtlikud kohad on läbitud Martini jaoks. Siin on veel väike nikerdamine Männimetsa all. Saab särgiluku kinni tõmmata, nautida seda hetke, et järjekordne meistritiitel on tulemas koju. Ja siis see asi siin finišijoone peal ära vormistada. Et siis seni oli valitsev Eesti meister Peeter Pruus, kes täna starti ei tulnud, kuna tema lendas juba ära Tokyosse, esindab Eestit seal siis maantee grupisõidus. Ja tema sõit peaks olema siis 24. Ja meeste olümpiakrossi sõit 26. ja naiste olümpiakrossi sõit 27. Suht lähestikku need eestlasi huvitavad rattadistsipliinid kavas on seal. Nii, siin on näha Martin Loo finiši sirgel kohe varsti. Vaatame, kas käed tõusevad taeva poole, kas nokka tõstetakse. Martin Loo, 11. Ja Martin Loo on Eesti meister olümpiakrossis. Ja nagu siin mitu korda välja hõisatud, et tegemist siis Martini jaoks 11. tiitliga sellel distsipliinil. Ja nüüd võiks siis sinna 2,5–3 minuti pärast peaks jõudma finišis Joosep Mesi, kes on täna tõesti teinud üllatavalt head sõitu. Saanud hästi hakkama siis selle palavusega ja kogu selle rajaga ja siin veel Gert Jõär viimast korda seda rasket lahtist tõusu võtmas. Ja siin eetritäiteks võib-olla peaks parandama ühe vea, mis siin meeste seenioride sõidus tehtud sai, et kui siin sai jutustatud, et Marko Pohlal on siin täna kõige raskem kuldkett kaelas, siis Enno Eelo andis märku, et tegelikult on kõige suurem ja raskem kuldkett tema kaelas. Nüüd sai see faktiviga ka parandatud.
Vaatame, mis oli Martini viimane ringiaeg. Eeldaks, et ei olnud nüüd nii kiire kui 3 eelmist. Aga ära sa ütle, et oli küll Martini 5 ringi, siis tegelikult 7 sekundi sees. Hämmastav stabiilsus. 13.22, 13.25, 13.24, 13.29, 13.27. Võimas. Et sisuliselt nii ja seal tuleb siis sõidu teine mees Joosep Mesi Pelotoni klubist, U23 sõitja Armin Pill võtab ka veidi au ja kuulsust endale siin. Vahel tuleb osata ennast sättida õigel hetkel õigesse kohta. Aga tundub, et siis kui Martin siit esimeselt ringilt tuli ja sai talle nagu öeldud, et pane juurde, et Erki Kuka ringiaeg on siin 13.46, et see on vaja üle sõita, siis kõik järgnevad ringid Martin sõitiski kiiremini. Et see ikka saaks kindlalt purustatud. Ja kõigi eelduste kohaselt järgmine finišeerija peaks olema Gert Jõeäär. Et siin tegelikult tahaks isegi Gerti selles mõttes kiita, et minu meelest on Gert ikkagist ja sealt ta tulebki. Üldsõidu 3. koht. Pronks käes. Et tahtsin siin öelda, et tahaks just nagu Gerti kiita, et Gert on minu meelest aastast aastasse ikka nagu paremini ja paremini hakanud ennast maastikuratta peal tundma, et enda siin juba mitu aastat FS-i peal sõitnud, et need ajad, kui me ta Rakveres auku püüdsime, on vist selja taha jäänud ja Gert on ikkagist sotsiaalmeedias näidanud, et ta ka pumptrackil käib harjutamas, et ja noh, täna poodium on vormistatud, et ma arvan, et Gert võib rahul olla. Nüüd läheb meil natukene aega ja 4. lõpetaja peaks siis olema Kirill Tarassov. Ja tegelikult üldse ju praegu on selline hea periood oma vormi realiseerimiseks siin maastikuratturitel, et siin sisuliselt nädalase vahega toimuvad siis tänased Karomets Eesti meistrivõistlused olümpiakrossis, kui siis järgmisel nädalavahetusel on ju Eesti meistrivõistlused maratonisõidus, et ühe ajastamisega 2 võistlust.
Nii, võistlust lõpetab Brent Janno Rakvere rattaklubis Siplased. Mees juunior siis tema. Tegelikult on meil ju tulemata ka MU23 teine ja kolmas koht, et Armin on siis selles kategoorias 4. Tema sõitis ringi vähem, aga teine ja kolmas koht peaks olema veel tulemata. Siin U23 vanuseklassis Joosep Mesi ikka konkurentsitult esikoha võttis. Kohe varsti peaks siit järgmine lõpetaja tulema, ma nägin vähemalt, et Rando Martin Evendi siin finišisirgeelsetel männisinglitel tiirutab, et ja tema peaks olema siis nii, ja seal tuleb Kirill Tarassov. Üldsõidu 4. jah. Ja odotan veel ühe ratturi tulekut Martin Evendi, kahe ratturi tulekut Rando Martin Evendit ja ning Kert Järvat, kes siis võtavad MU23 päevadele teise ja kolmanda koha. Koju ma ei saa, meil ei võinud puud ei olnud nii kokku vajunud. Panin puude läbi selle lõiks nurgaga puusse mingi räikooga. Kohe maha organismi nii ära, 5 minti. Kunagi oli see, et panid kuradi 5 küva pealt peaga vastu asfaldit, püükisid tolmu maha, läksid edasi. Ja sealt tulebki siis Rando Martin Evendi U23 vanuseklassi teine koht. CFC rattaklubist, spordiklubist.
et siin ongi veel finišisse oodata ühte ratturit, kes rajal on. MU23 sõitja Gert Järva peaks olema viimane rattur rajal. Et päeva teise poole sõitude autasustamine algab kell 6. Selleks ajaks on siis, Gert Järva siin tiirutabki, ootame ilusti Gert Järva ära. Ja peale seda siis lõpetame kommenteeritud otseülekande ära. Kaamera jääb siis siin platsi näitama ja autasustamine saab ka üle kantud ja siis platsi kommentaatori kommentaaridega. Et kokkuvõttes on olnud tegelikult huvitav päev. Et võib tõdeda, et meie ratturid on tegelikult ikkagist osavad ja kui ma mõtlen seda, kus 2014 see selline tehnilisem Eesti meistrivõistluste pidamine pihta hakkas, siis sellisest nagu baasoskuste arsenal on ikka oluliselt suurem kui tol hetkel. Muidugi on muutunud ka rattad, et nüüd on kõigil 29 tollised rattad, et too aeg oli ka veel 26-seid, millega selliseid elemente on tänapäeva rajaelement ikkagist oluliselt keerulisem ületada ja lenksud on laiad ja on vähemalt üks amort, aga standardiks hakkab kujunema, et rattal on ka 2 amorti. Et nii nagu rajad arenevad, lähevad raskemaks, nõuavad rohkem sõitjatelt, nõuavad rohkem ka ratastelt, et nii ka tegelikult need rattad selle arenguga kaasa tulevad. Ei hüppa muudel põhjustel. Endast ka ei kohe varsti ja sealt tulebki Gert. Gert Järva planeerivad sellel aastal mägilata olümpiaklassi formaadi. Viimased lonksud enne finišit. Et oli ikka raske sõit. MU23 vanusegrupi 3. mees. Ja nüüd võime tänasele võistlusele võistlusliku poole poolt joone alla tõmmata. Mina omalt poolt tänan teid, et natuke või tervenisti olite siin meiega selle ülekande juures. Ja kes soovib autasustamist vaadata, siis seda siit näeb. Madis Kivilo lisab sellele siis omalt poolt hääle. Aitäh teile ja kohtume kellega rajal, kellega raja ääres.